Tere tulemast reis ümber Eesti. Vaata kunagi mäng reis ümber maailma. Me läheme nüüd Eesti erinevatesse punktidesse, teeme erinevaid tegevusi. Meil on kahed võistlused, ühed on driftivõistlused, teised on sprint. Siis me lähme tähtsale galale võib-olla auhinda vastu võtma ja siis me läheme võib-olla vaatama 100. projekti. Nii et püsige kanalil, pange like, subscribe juba ära ja ärge kaugele minge, sellepärast et me ei tea, mis sellel teekonnal meil kõik seiklused ees ootab. Aga enne seda, kui me saame liikuma minna, vaatleme, mida tehti veduka autoga enne sihukest pikka reisi ja mis tähelepanu tahtis taaskord Nissan saada. Patsiet number 1, millega vaja tegeleda siis. Vedur, aus tööloom ja täiesti kohutav, kui mustaks need autod see aasta lähevad. Mina ei saa aru, mis toimub Eesti teedel, kuidas seda jama nii palju on. Ja see jama on mingi siuke huvitav jama, et seda isegi klaasipesu vedeliki tahab pesta ja tuled ja kõik saavad see aasta hämmastavalt poriseks. Kas siis see ei olegi müüt ja vastab tõele, et meie teedele tuuakse mingisugust Aafrika soola, mis on mingisuguse segukeemia asjaga koos. See on haige maja, mida see teeb autodega. Et see buss oli natuke roostes, aga ma lihtsalt näen mingid rämetaid algeid, mida ta enne ei olnud nii roostes elu sees, et siit kobrutab, igalt poolt tuleb seda. See on jõhker keemia, Eesti valitsus ja riik. Olge normaalselt, äkki lõpetaks selle soola tootmise ära. Oleks see sool siis mingi puhas, see on mingi savilaadse tootega ka veel koos, mis on mingi jamana. Mina ei tea, kohutav, kuhu me niimoodi jõuame, autopesu peale läheb rohkem raha kui kütust ostane. Et buss on siis vaja enne pikemat trippi üle kontrollida, et paneme õlitasemed paika, vaatame, kas võtab õli, ilmselt võtab. Ja kõige suurem mure on siis ABS-i andur, üks tagumine annab viga. Et tuli põleb, kes teravam silma juba näinud seda, siis Trodost tellisin uue ABS-i anduri. Trodos kehtib otse loomulikult vampiire ja sooduskood. Vaadake siis alt linkidelt järgi, kuidas see töötab. Et tuleb siin erinevaid kampaaniaid aasta jooksul, et praegu on näiteks saatmine tasuta kõigil asjadel, mis mood pakiautomaati. Aga vaatame, kuidas saab käepäraste vahenditega näiteks kontrollida ABS-i anduri korrasolekut. Kui teil ei ole veel ühtegi diagnostikaseadet, nagu näiteks OBD11, mida saab ka vampiire ja sooduskoodiga osta, me promome ainult ju häid asju, siis tegelikult on siuke variant, et sa võtadki selle ostetud ABS-i anduri, paned siia pistika otsa, et mul on see vana on seal pesas veel. Ja tegelikult, mis on nendel tüüpiline häda nendel transporteritel, tegelikult on see üldse, et see ABS-i võru mädaneb ja paisub üles ja siis see ABS-i anduri ots läheb katki ja siis ta ei tööta. Aga nagu siit näha on, siis see võru ja see ABS-i andur just kui ise on korras. Aga tundub, et andurid lähevad ka katki. Siis sa panedki selle anduri sinna juhtme otsa ja kui sul on vanema kooli auto, siis kui sa paned süüte sisse ja välja, siis võib tuli ära kustuda. Aga osade autode puhul ikkagi, kui viga on jäädavalt salvestatud, on seda vaja kustutada ja siis ongi vaja esindusse minna või kuhugi autoremondi töökotta või teine võimalus on niisuguste lihtsate asjade puhul tõesti OBD11, mida saab ka kasutada, et väga lihtne läbi mobiili äppi käsitleda ja seal on väga lihtsaks ja piltidega ja väga hästi ära seletatud kõik, et ta ei ole see hiina keel nii-öelda, mis on tavalistes diagnostikaseadmetes. Siit tuleb nüüd hästi ettevaatlikult liigutada seda andurit võib-olla siit üles poole, et sa sellele võru laiget ei teeks, aga tõesti see andur liigub pesas, see on küll ime, ma ütlen. Ju siis seda on ikkagi vahetatud, aga ta praegu hakkas küll tulema. Mis on täiesti uskumatu lugu, ma ütleks, täiesti lõpp tulebki. Seda pole siin maal enne nähtud, et niimoodi saab anduri kätte või? Uskumatu. Ilmselt seda on vahetatud või tegelikult see ongi juba parema disainiga. Kui me vaatame, siis tal ei ole täis kandepind, vaid on siuksed harad, mis hoiavad teda. Aga andur ise näed, ei ole läbi käinud veel. Ju siis on vanadus. Päris originaal ei ole vist. Aga mis see selleks? Igal juhul võrdleme. Alati tuleb tooteid võrrelda. Tundub, et on sama. Paneme MB Quality seda alumiiniummääret siia vahele.
et järgmine kord oleks ka hea, et välja tuleks. Andrus sai vahetatud, vastupanu ei osutanud, selles mõttes läks hästi. Kartsin palju hullemat, aga ülejäänud asjad on ka siin. Vaatasin vedelikud üle, pidurivedelikku on, jahutusvedeliku panin juurde, siis bussil sai vahetatud kõik termostaadid ja kõik asjad ära. Ja papp on ka ees, mootori temp läheb normaalselt soojaks, aga salongi tuleb ikka siukest hingeõhku, et ta ei ole see õige kuumus. Et ma käisin Forsist läbi, pesin sealt, pesime koos seda jahutussalongi radikat ka läbi, aga noh, ei tea, kas nüüd selles viga on, et sealt väga palju mustust ei tunda, aga samas ta nagu väga puhtalt läbi ei käi, et ega tihti peale ta ei pruugigi must olla, vaid see kõik see sodi ja see ongi puhas, aga ta on siin alumiiniumi peale kittinud nagu katlakivi, ütleme. Ja siis ta ei eralda soojust hästi ja siis ta ei puhu sooja. Et -15-ga siin ikkagi on natuke nagu probleeme sellega. Jah, õli läks ka peale, liikvemollit pidi ikkagi panema 5V30 siit liitri peale, et eks ta natuke ikka võtab siis. Ei teagi, palju taga siin nüüd läbi sõidetud on, et kilometraaž on 344,281. Et aus tööloom on olnud, muid hädasid väga ei ole, et ei saa kurta. Vaatame, mis selle kerega ka peale hakkame, kas teeb peale seda soolareilit seda korda või mitte. Tuunimine käib jälle. Ei saa seda Nissanit kiireks ja nüüd on juba profilaktiline huvi, et peab saama kiireks. Ja me oleme läinud nüüd vedrude teed. Mida pehmem vedru, seda kiirem sõit on uus vanasõna. Meil on vana vedrutaja siin, mis on originaal. Nii, ja me paneme kõrvale talle uue poisi. Teravam pilt ütleb juba silma järgi, näed, jäik, jämedam, mõnus, pehme poiss. Paneme selle paika, Karel on teinud siin uuringuid läbi Trodo ja igalt poolt teiste varuosade kataloogide ja lõpuks leidsin siuksed vigurid. Ma isegi ei tea, mis auto omad need on. Peaks datast järgi vaatama, mis auto omad need on, siis paneme need alla ja vaatame, kas Nissan läheb siis kiiremaks või mitte. Vaata, kumba pidi paremini sobib. Kui see ülemine on suurem, jah, pane see sinnapoole, siis ta läheb paremini pessa seal vist. Selles mõttes, et need on ostetud nüüd nagu spekkide järgi, võiks klappida kõik asjad. Vaata, seal on see oma koht ka tal. Ja sealt alt näed, isegi läheb täitsa vist õige koha peale või? Tead mida või? Natuke saab keerata, kuule. Kuule, sul on probleem võib-olla. See on nii pehme või? Nagu nii pehme, et... Et sa lükkad selle ise paika või? Jah. See on nii kõva poiss äkki lihtsalt. Natuke saab aidata vist. Aga selle tõstuki see nüüd ongi vaata hea, et sa saad lasta vaikselt. Kuhu poole tahad? Ma saan natuke üles. Üles? Täna missioon on sidurit vahetama hakata. Magnus hüppab sealt nurga tagant välja kohe. Oba, õigeks ajaks jõudsid. Karel hakkab ise täna sidurit vahetama, ainult kasti on vaja tõsta. Sa saad tegeleda selle profiauto asjadega. Mootor peale panna, jah? Siin jah, ühel võtame kasti maha ja no, loodetavasti õhtu lõpuks paneme tagasi ja teisel, seda näete teises episoodis, sealt paneme mootori peale hoopis. Seda on nii palju piilitud, et see sidur ikkagi ei elanud talve lõpuni ära, et kuna ühed võistlused on veel tulemas, siis ma vahetan ta ära, sellepärast juba käike on raske vahetada ja ta võtab nagu nii alt, et ta tegelikult praktiliselt ei lahutagi. Et siis saab talvel väikselt sisse sõita ja saab suvel ka kasutada. Käigukast on maas, 350 setil tegelikult käib see isegi üllatavalt, no ütleksin, et lihtsalt, isegi jätsid supsi sinna rippuma. Aga sidur on ka käes, siia ma kunagi on pandud mingid vanad jäägid, näed, siit on ära ammustatud juba tükke, särki, värki, ega siin enam pikka pidu ei olnud, et tal oligi see käik oli lühike ja logisele ja korv on ka siin, ei tea, mis tooti üldse oma, see oli kunagi kuskilgi ma ostsin kasutatud pealt selle, aga noh, punane on ikkagi racing värv ja no igal juhul mingi stage ta on, ta kõige klassikalisem
originaalsidur ei ole, aga isegi survelaager on kaasas. Ma juba mõtlesin, et see tegi natuke nagu häält, kui siit saab kuulata. Hästi kuulda on, aga noh, abinõu on kaasas ja see on nagu orgaanilise kettaga siis. No vahet ei ole, kui me selle ükskord õhtule laseme, siis saab selle ketta ära taastada ja saab selle tagasi vahetada, nii et ei ole paanikat. Ja uus korv ka siis tundub sile hea. Mulle tundub, et selle korviga ongi see ära võtnud, et siin on juba lamellid ka näits väsinud, et ta ei lahuta ilusti enam. Nii et uued asjad külge, sama targalt kokku tagasi. Käigukast on all, sidur on vahetatud, panin ette ka need rehvid, nendega andestiiri vähem siis. Need on need Michelinid, millega me niisama sõidan tagasi, on hea gripp on ju. Rehvipunktis kehtib Vampire ja sooduskood Arti juures, minge vaadake, mis te leiate. Ja mõtlesin, kurat, nüüd on ikkagi nii palju juba pähe antud, et teeks ühe õlivahetuse ka juba ära. Vaata, mis värvi õli siit välja tuleb. No, võib öelda, et on must. Vaatame labiga järgi. Kui must on? No kurat ikka on. Hea otsus. Tuleb ära vahetada. Jätsin ööseks tilkuma õli, voolab kõik välja, sellepärast automootorid soojaks jäänud. Siin on õli vähe paks. Aga hoopis pakk on tulnud Trodost. Trodo.ee, seal kehtib ka Vampire ja sooduskood. Et aeg-ajalt kogun ostukorvi, tead igasuguseid huvitavaid asju, et saaks autodel hooldust teha näiteks. Siin on mannergule õlifiltrid, siin on mannergule küünlad, siin on Nissanitele, VQ mootoritele, näete kõik filtrid ühesugused ja need ei ole tegelikult Nissani originaalfiltrid, vaid need on upgraded. Tegelikult tal on nii pisike filter, poole väiksem, aga paneme ühe suurema filtri, siis on element rohkem, kust õli läbi mahuks ja voolavus parem võib-olla natuke ja prügi kogub ka paremini kokku. Nii. Siis vaata vahepeal paned ostukorvi nii palju asju sealt Rodos, et enda läheb ka meelest ära, mis asi see on. See on Nissan 350Z siduri silinder. See oli sellele autole mõeldud manual swapiks. Nagu te näete, et see projekt vist jääb ära. Te eelmises videos olete juba kursis sellega. Nii et mul on siis lihtsalt tagavaraks kas või sellele autole üks see silinder. Ja sellele autole oli ostetud ka kojamehed. Ma ei tea. Panen ka nüüd sellele, sellepärast need on ka ilmselt ühesugused tegelikult. Aga vaatame siis, et seal on kojamehed katki. Võib-olla, ma vist siia ostsin uued. Hea küll, Äkki tuled mõistusele, ma poputan sind ka natuke siis uute tükkidega kunagi siin. Nii et kellel auto varuosasid vaja on, siis Trodost leiab neid igati mõistliku hinnaga. Valik on suur, kasutage Vampire ja sooduskoodi. Kuidas kood töötab, leiate kõik tingimused alt ka. Paneme nüüd siis täna kokku selle ja paneme värske lik või molli õli sisse ja huvitav, kas me seekord paneme ka mingit lisandit sinna või? 10 või 60, kurat, ega talv enam kaua ei kesta, kui ta nii hästi töötas selle paksu õliga, siis ma arvan, et ei ole häda, paneme seda paksu veel sinna. Aga ma ju käisin koolitusel, mul oleks seda teist ainet vaja. Mul ei ole seda, ma pean küsima siis juurde neile. Et kui ma panin eelnevalt seda, siis see on siuke mõeldud vähe suurema läbisõiduga autodele juba võib-olla, millel on juba kulumine toimunud, aga see kestab 50 000 ja see vähendab ka hõõrdumist ja tekitab siukse kaitsekihi. Siis see molugeen, mida mul siin ei ole, see on pigem siuke ennetav, et see on mõeldud siuke uuematele autodele, et sa ennetad seda kulumist ja kõike seda, et ta siis tekitab sinna teistmoodi kaitsekihi. Kui see on just kui nagu, need on tehniliselt väga erinevad. Kui üks jätab pinnale siukse kaitsekihi, siis see ronib nagu pinnas olevatesse kuidagi mikro, makro asjadesse ja jätab sinna selle kihi. Et piltidel oleks äge näidata, aga ma isegi ei tea, kas ma leian neid pilte siit internetis, mida seal koolitusel näidata.
lühikäik on olemas. Aga võtab ikkagi sama alt, seda peab hoopis pedaalist reguleerima midagi. Käigud lähevad isegi paremini, jah. Seal oli üks asi liiga pinges ka, ma seekord panin teistmoodi külge. Tundub, et on hea. Õlisurvet on, seda peab vahepeal koputama, aga ta on olemas. Ega roadtripi ei saa ilma selleta teha, kui kütust ei ole. Ja arvestades seda kilometraaži, mida me maha sõidame, 600-700 kilomeetrit. See on siis Tallinn, Kose, Tartu, Võru, Tartu, Võrtsjärv äkki, Tartu ja siis Tartu, oota, kumb see nüüd on, Kuivastu või Virtsu, vahet ei ole, mõlemad jääb. Kuivastu, Virtsu, Orissaare, Muhu ja Tallinn. Siuke roadtrip tuleb. Juba tead, kas te arvate, et me tuleb ühe paagitejega välja või mitte? Võite juba alla oma ennustused ära teha siin video alguses. Teoreetiliselt võiks, aga kas päriselt? Seda saame siis video lõpus teada. Nii et tõmbame siit terminalist bussi paagi täis. Ilmselt Nissan tahab mitu korda tankimist. Et me peame ikkagi Tartu terminali ka külastama. Ja põhiline küsimus ongi, mis tuleb kütuse kulu kõik selle maa peale? Esimene peatus Pagirada, oleme kohale jõudnud. Siin on siis talvedrifti 4. etapp, ühtlasi ka viimane. Kareli punkti seis seal midagi kiita ei ole, sellepärast me jätsime ka ühe vahele ju. Ja tulime siia niisama fannima ja nautima, kuna siis tehakse harjutada. Seat time on kõige olulisem. Ja äkki juhtub jõuluime ja Karel saab poodiumile. Kuigi ma ei usu, et seda juhtub. Ma ka ei usu. Ma ka ei usu, aga äkki saatus tahab meid üllatada. Mida sa teed? No üli hästi läheb, et see Nissan pole kunagi nagu nii hästi sõitnud ja üli puhtalt, üle palju puhtaid sõite saab, et keegi ei mähi ees ära ja ise ei mähi ja lihtsalt line-upis viimane ja saadki mingi 2 ringi ja no super. Aga no ma ei tea, talv ei ole meie ala, et siin juhtus aksidente, aga Ossile tegin ikkagi musi, vaata, ma ütlesin, ma tulen. Ja siis lõikasin järgi ja tegin kolksu lihtsalt, tegin Bemmile triibud või mõlk, ma ei tea, kas mõlk oli enne või? Vabandust, Siim Oskar, kui sa näed seda, et noh, ei ole hullu, sul auto oligi liiga sile kuidagi. Aga nüüd hakkavad võistlused siis. Lähen kokku Kaido Härmsiga. No ei ole ka pestest selles mõttes jällegi või.
ta on ikka ka kiire, aga ta on täna Valli otsas palju kükitanud samamoodi. See esimene kurv on paljudele mingi Achilleuse kand ja seal on midagi juhtub nüüd. Seal on mingi megakripp tekib korraks ja siis tuleb Andestir. See on mingi imelik, noh, seda on Andestiri värk on eelmistel aastatel ka. Ja nüüd ei teagi, et kas minna nagu show peale välja või nagu prooviks võistelda ka, et meil on need show nupud ka siin, vaata, panen 3. mapi näiteks, klõpp, siis on see show, kuulan nüüd show'd, vaata. Ja kuulan tagant poolt ka. Proovime mingit teist mappi ka või? Paneme 5. Läheb veel karmimaks või? Lööks midagi lilleks enne siin nädalavahetust, saaks kuskil keevitada ja ehitada ka midagi. Ja küll paneme race mode'i ja vaatame siis, kuidas minema hakkab. No nii loosi hetk, kuule, nii ilus müts on sul. Vaata, ma olen viimane. Filmib siin, no davai. No sass. Vaata, kes ma olen, mitmes ma olen. Ja 10! Kuule, eelmine kord oli, ei see on keskpärane tulemus, eelmine kord oli vist 7 või 9. Ma võta 0 ära, on 1. Jah, oota, 0. Esimene. Oota, teeme seda feiki. Esimene ei ole. Siit näete siis top 32 sõitu Kaido Härmsi vastu, et ennem tegin ju veessõidu ära, mis oli siuke enam-vähem ja Kaido oli täitsa olemas kogu aeg. Ja see kiirendus võtsin enne nii-öelda drifti alustamist on väga pikk ja Nissanil ikkagi raskust järgi püüda ja hoida teistel. Et kas selle autol on natuke liiga palju jõudu või see tagasild ikkagi ei tööta nii, nagu me tahame. Aga siuke drifti alustamisel läheb siin väike apsakas sisse Andestir, et ma jõuan küll järgi, aga siis järgi hoidmisega on ka, et rada läheb hästi aeglaseks ja siuke keeruline, et tahan siin lõigata ja lõikamisega on peaaegu kontakt ja siis teine hetk ongi see, et inerts kaob ära ja hästi raske on nagu järgi jõuda, et kergem auto ampsab ikka koha pealt minema. Ja tegelikult me saimegi ühe One More Time'i, et see sõidud ei olnud puhtad siin esimesed ja peale siis One More Time'i võidu võttis ikkagi Kaido Härms niimoodi, et Karel saadeti jälle taas varakult koju pakkuma ära. Vana hea Tallinn-Tartu maantee, kus juhtub ikkagi ja sageli liiklusõnnetusi. Ja selle jaoks on olemas Car Vertical, et saada teada, kas autodega on midagi juhtunud või mitte. Lööte VIN-koodi sisse ja saate raporti. Tihti peale võib ka olla seal pilte, näete, kas auto läbisõiduga on manipuleeritud, millised üldse toimingud on teiega tehtud, kus riigist ta on, näitab auto keskmist hinda, näitab ka lisavarustust. Ja et väga kasulik abimees, kasutage Vampire sooduskoodi, enne auto soetamist kontrollige selle ajalugu. Tere Tartu! Oleme jõudnud heade mõtete linna, et võtta Nissan käru pealt maha ja minna edasi Lõuna-Eesti poole. Lähme Võrumaa metsade vahele külla kõige kuumemale autoärikale, värskele volikogu, Võru volikogu liikmele Jäpe Jopele või? Vaatame, tal on Karelile häid uudiseid ja huvitavaid üllatusi. Seda on nüüd nädal aega siin jahutud. Mees on nii palju ühe auto remondiga vaeva näinud, et ma ei usu, et ta kunagi elu jooksul nii palju vaeva näinud. Aga selle jaoks meil on vaja tühja haagist. Aga jätame siis selle pahareiti Raido juurde. Loodame, et Raido driftima ei lähe. Kuule vaata, lõpuks tulevad naelad ka välja ilusti ja hakkab kiirus ka tulema siis. Rehvipunktist saab rehve veel, ega kevad ka kaugel ei ole. Kasutage Vampire sooduskoodi. Et Raido juba ütles, et kauaks see siia jääb. Et üks Audi 80 vedeles siin pool aastat. Üks tagamootoriga Audi 80. Oli küll. Aga ei, me homme võtame ta uuesti siit peale ja võib-olla toome tal asenduse. Ka Audi. Väike vihje. Ma lähen vaatame selle iludus üle. Boss ise on ka kohal, vaata, kihutab ringi siin ümber autode. Ma vaatan, mis mees räägib siis.
kas autot ka näitame või see jääb teiseks episoodiks, me peame kõik ära udutama äkki. No ma editimise ajal vaatan seda. Palju õnne sünnipäevaks. Palju õnne sünnipäevaks. Palju õnne sõbrapäeval. Oi issand jumal, palju see maksis? Lätist teenist olnud. Kuule, aga läheb auto hinnast alla siis see või? Või ma annan selle tagasi? Ei, see on lihtsalt kingi. Hull vend, noh. Me sellega ära udutama, algsi ei saa reklaamida. Aga te tunnete ära selle kandilise kujutama. Vaba bussi. No tere ka siis, jah. Võru linna volinik või... Valikogu liige. Mis see tähendab üldse? Isto on ka, vaata kuskilgi. Me käime seal asju arutamas. Kas teil jõudu on midagi muuta? Väga ei ole, sest meie ei saanud sinna... Me jäime opositsiooni. Aga palju palka saab? Jaanuaris sai 50 eurot just. 50 eurot? Suured rahad liiguvad seal. No nii, ilutus. No mis see on? Isa soovitusel. Isa soovitusel ongi kirveauk või? Tahtjaid nii palju, aga Jäppe hoidis meile seda või? Jah. Sulle sai esimesena pakutud. On jah? Aga kus nad teist teada sai? Ma panin lihtsalt, et palju umbes võiks hinda küsida. No ei, mis nad ütlesid? Väga hea hind. Mis teil see baar siin on kuskil? Istume maha ja teeme praed ja õlled ja hakkame arutama seda hinna. Ja, ei hinda ära fikseerib. On juba jah? No mis sa mulle rääkida oskad siis veel? Ront on või? Ront on ja tahad 5 kilo või? Mis see on? See on nii paha. No nii, peremees. Soe söök. Soe süük. Oleme jõudnud, sa ei ole peremees, tegelikult sa oled sulane. Ei, puuküürnik. Puuküürnik või? Oleme jõudnud siia Tartu meie sellesse majja. Ämmale tervitused. Ja. Sul on hea ämm. Seda juhtub harva, jah? Ma on vedanud. Osadel ikka veab. On vedanud. Aga mul ka hea, kuule, me oleme mu ämma juurde ka ju. No võt siis. Muhku ju. No võt. Jumala head ämmad. Isegi Mari pole seal, kui me sinna lähme. Minu arust ta peab esmaspäeval tööl olema. Esimene hingetõmbe hetk täna mul on siuke tunne. Muidu on siuke andmine andnud, et nüüd saab istuda korra maha ja tõesti seda leti, seda sooja külma pitsat süüa. Hommikust 9 saati. Rataste. Ja ega söönd ei olegi. Terminali pirukaid 2 tükki ja mingit jooki ja kõik. Kuule, see figuurile ka hea. Kuule, aga lähme teeme selle figuuri asja korda kohe. Teeme siin väiksed eelsnäkid asjad ära ja siis vaatame, mis siin Tartu linna peal toimub. Või paneme saun sooja. Saun, kui äkki jääb homseks. Homme ooti teine üritus. Võib-olla küll mitte. No tere hommikut, päev 2. Pühapäev. Aga tundub nagu oleks sama sinine esmaspäev nagu buss. No tegelikult asi nii hull tegelikult ei ole. Aga käisime ikkagi vaatamas eile seal Illusioonis siin. Jaagupil käisime külas. Kreemi Jaagup, jass noh. Ja noh, Trihtimehi oli ka seal. Tervitus Kennile ja Maritile ja Maret või? Maretile või? Vaata. Kuule, see küll hea enne ei ole vist. Viisakad naabrid ja siis tere! Seal jauratud jah, aga sai küll varakult lõpetatud, aga natuke on ikka tunda tead, ei ole hullu ja kui palju ikkagi jälgijaid ja Fänne oli võll. Fänne ja jälgijaid jah, tõesti nagu nii palju, et poleks osanud arvatagi, et meil neid Tartus nii palju on tõesti. Jõuda kõiki ära tervitada, no tervitame nüüd siit tagant järgi vastu. Kuule, aga teen nüüd cold starti. Webasto küll käib, ma panin selle käima natuke aega tagasi, aga see käis tund aega tagasi ka. See käis tund aega tagasi, jah. Meil läks siin see hommikusöök venis pikale. Kaarlil oli ka siuke huvitav hommikusöök, et seda nägid need level 2 inimesed. Ja, näevad õiged inimesed näinud. Ja. No nii. No mis sa arvad, mis tuleb? No pane öelsüüdet ka, no veits viskab ikka musta ju. No, pole midagi, kurat, paugupill. Lähme proovime siis ikkagi kuskil Jäära ajal täna või paar ringiga teha, et äkki Ilmatsalus või kuskilgi või.
et Võrtsu peale vist ei jõua, nii nagu plaanisime, et see Isto üritus, kuhu me lähme, striimerite auhindade jagamine siis. See algas oodatust varem, see 16.30 peab kohal olema. Kell 5 hakkab, pead pool tundi varem pead kohal olema. No igaks juhuks. Nii et lähme vaatame, kas me äkki Ilmatsalu raja peal saame ikkagi paar sõõrikut teha ja... Noh, oleme jõudnud driftima. Jaa. Hakkame autot maha ajama. Jaa, mõtlesin teed välja ja tegin auto lumest puhtaks ja küsisime, et kas saab ja istun autosse ja mida on või mida pole, on võtmed. Ei, ma ei kaotanud ära neid kuskil Keile linnas jaurates, vaata, mis tunduks nagu loogiline teile. Karel on ikkagi vana ja kogenud vend, ta tegi kõik taskud tühjaks, et kui su jope ära kaob klubis või varastatakse või no mida iganes, vaata, juhtub igast asju, on ju. Et elutähtsad asju kaasa ei võtaks nagu autovõtmed, korterivõtmed, ainult rahakott ja vangakaart, isikut tõendav dokument ja telefon, on ju. Siis need on Karli seal ämma majas laua peal. Joppas praegu, et me Võrtsu ei läinud. Kujuta ette, kui kettas ma siis oleks olnud, kui me oleks tund aega sinna sõitnud ja oleks sama olukord. Nüüd me vähemalt tulime siit, oli 10 minti või? Nüüd on võtmete järgi vaja minna, ega see nüüd kurat sõitmata ei jää ju. Aga nüüd on see, et kas me oleme käruga, mis pole mõtet. Läheme selle kuradi käru kuhugi siin parklasse. Võtame käru tagant ära ja lähme teeme 10 minti edasi tagasi, 20 minti tripi. Saame võtmed kätte, aga meil nagu ajaaken läheb väikseks, me vast peol oleme. Jah, et kaamera kinni ja läksime. Oi, läheb minema. Meil on liigal numbrid küljes, et ärge kihutage tänaval, tulge õigetele jäärajadele, siin näed Tartu külje all olemas. Autod peavad registris olema muidugi, aga kutsume kõiki mitte tänaval kihutama, tulge rajale, nagu võtke eeskuju ja siis meile eraldkorras lubatakse siin täna tunnike natuke vaarutada. Testida siis enne tähtsaid võistlusi, mis toimuvad siis 2 päeva pärast. Päris rada on päris kiire, me panime need Nissani papud alla, aga nüüd ongi see, et eest. Lexuse, jah. Nüüd on eest on pidamise probleem, ette oleks sama häid vaja, et peab sõitma kogu aeg siukse mid-angliga ja nüüd testime siis 15 minutit siin. Kuidas on see kõige kiirem rajajoon? Mid-angle, big angle, seest lõigates võimalikult otse ja nii edasi. Nii et tulge meiega kaasa. Meil on siin data ka juba, et ma olen teinud siin 6 ringi, praegu parim on 2.19. Paneme timer data käima ja vaatame siis, mis me siit saame peale igalt ringi. Võite selle võiks saada püsti see kuidagi panna, siis ma näen ka või? Kule nii saab isegi või? Pärast teid kets ja läinud tangi kuskil jalgade juures ja? Ma ei ole hullu, niimoodi ei ketsita, kule. Näeb, sektoreid mul ei ole, ma näen ringi ainult. Peaks sektorid ka panema tegelikult. Aga tead, meil ei ole nii palju aega. Meil ei ole aega nii palju täna. Nii, laseme 4 meelt mööda. Neid täna vist ei hirmuta, kuigi nad nagu on kiiremad, aga mitte väga raigult, mis ütleks. Aga see on see, kõigil on see rehvi taktika sinna, oleneb, mis see on siis. Nii, oota, aga meil see kolleeg tuleb sealt. Driftimees, lähme võtame sappa kohe. Vist on, ei ole? Ei ole kolleega. Ei ole kolleega. See kuradi kaeva vangele, tuleb välja. Oli hoobja. Vaata, siin tulebki lisa võtta selle lume pealt, siis peaks nagu grippi rohkem olema, aga vaata, siis sa teed kurvi teravaks endal. See võib-olla ei ole hea jälle. Ja noh, jääraja viisakus ikkagi lastakse läbi. Üks mees on täitsa tagurpidi. Vastast suunas tuleb. Tegelikult tuleb auto ümber pöörata õigesse sõidusuunda. Aga päris tegelikult kiireks saab selle raja ajada küll, kui tahad. Ei, natuke nurka läks paljuks. Aga täitsa hull, kus on ära nühitud. Lõpp terav, ära lõika. Ära lõika, lõpp terav, jah. Tulin nalja. Kimbal ei jõua oma eluga hakkama saada. Isegi kimbalil on raske, jah? Nii. Vaata, raske on nagu aru saada, jah? See drifti auto tahab driftida hirmsasti, noh. Aga see ei ole kiire lain, ma olen kindel. Aga väljas on lumi jälle, mis gripib. Enne peaks saama nina õigesse suunda, kui kurvi läheb. Oh, tuleb.
vaatame jah, siin see kallak, see on nagu trekikurv juba. Järgmiseks kategooriaks on parim Just Chatting streamer. Just Chatting on kategooria, kus striimijad loovad tõelisi ühendusi oma vaatajatega, olles avatud, ausad ja kaasavad. Nominendid on Vampiiroja. Ja Tanel on ka näiteks selle 20 järgi, ma sain 2 taandrikut. 2,2. Vot ja mis ma oskan öelda, sellised nad on ja mul on ainult hea meel, et nad sellised on, siis mina näen justkui parem välja. Üleüldiselt võitja kogus selles kategoorias peaaegu pooled kõigist häältest, natukene jäi puudu, aga siiski 49,3%. Jutumehed, nagu kipuvad ikka olema, on sellised, kes kätega suurt kui midagi teha ei oska, siis sealt tulenevalt ka selline põnev kuldne auhind, kus on mees ratastoolis. Aga kes siis võitis? Võitjaks on... Võitjaks ei ole keegi muu kui Vampiiroja! Oi, vähemalt sain rattad alla ja tuleks siis teekond ette võtta sinna striimi maastiku päris platvormi peale, mis on Twitch või? Ma ei tea, tegelikult Isto käest peakski nõu küsima, et tegelikult saab vist mõlema platvormi peale striimida või kui keeruline see on, et ma olen ikkagi siuke vanema generatsiooni mees ja tehnikat ei salli, et nagu täna siingi äparused, et kui keeruline see on, et äkki saaks ka mõlema sinna platvormi peale. Jaa, tegelikult see ei ole üldse raske, et tegelikult kõik on tehtav, nagu näed, ka meil tuleb ideaalselt välja, kõik piriseb, siriseb, säriseb ja susiseb, nii et muidugi ma loodan, et sa tuled ka mõlemale platvormile. Eks ma üritan ja ma olen nagu aru saanud, et YouTube'is on rohkem rahvast ja vaatajaid kui Twitch'is, et aga kui te järgi jõuate, ei ole hullu, aga tänan tõesti kõiki, kes hääletasid, aitäh tõesti tunnustuse eest, et ma olen nagu natuke vales seltskonnas, aga ma loodan, et ma saan täna siit uusi palju tutvusi, sõpru ja keda kutsuda striimi ja kellega viisama chattida, et kama 2-2-3 või mis see oli, et tundub täitsa muhe see eelnevalt, et aitäh! Palju õnne, Vampiiroja. Nüüd on aga aeg liikuda tagasi kaotajate tiimileeri. Rattad on kuldsed, bling-bling. Tule siia. Eks kui ma kunagi koju jõuan ja kainiks saan, eks ma siis vaatan, et kuidas mul siis päriselt see asi nagu välja tuli. Ei, ma ütleks praegu kõrvatavast päris hästi, et ikkagi ongi ju nüüd Kanal 2 on kohal, Oksma esines. Sa oled nüüd poliitikas. Kas sa kujutad ette ka, mis klipp siin siis nüüd kokku väänatakse, mis võtmes või? Oi, ma arvan, et siit tuleb, et no sellepärast ongi selline, vaatame, mis teised on, nad ongi kõik selline. Ega ma ei tea, eks saame näha, mis sellest tehakse või tuleb üldiselt Kanal 2 või Reporteriga on mul olnud ainult positiivsed emotsioonid, aga kokkuvõttes ega klikimeedia teeb mida, läheb taga klikki ja ega kõigest imetakse midagi välja, kui ainult huvi või tahet. Jah, andsin ka pikka intervjuu just ja küsiti poliitika kohta, et millal ma tulen ja eks ma viskasin ka seal bombid õhku ikkagi ja loodame parimat, et mis sealt välja siis võetakse. Aga ongi nüüd anna siis teistele nagu minusugustele, kes tulevad siuksele
raskele maastikule poliitikast. Sina Poliitmaastik. ja sa oled nüüd pureda saanud nagu otsast lõpuni, suga on tehtud kõike. Kuidas sa sellega hakkama saad? Kas see mõjub nagu mentaalselt ka? Ikka mõjub, noh, kuigi me kõik oleme ju kõvad vennad ja et mis ma neist loen, aga mina näiteks loen kommentaare. Ikka, noh, mõned ikka, et kellele meeldib kuulata, et kui talle halvasti öeldakse, on ju. Et aga lihtsalt tuleb hakkama saada ja neelad alla ja ega elu läheb edasi, ega poliitikas muud moodi lihtsalt hakkama ei saagi ja tegelikult ega sotsiaalmeedias ju samamoodi, et kui sa iga kord, kui keegi sulle seal kuskil paneb mingisuguse halva kommentaari, mis see siis tähendab, et sa enam ei tee? Jaa, delete ära vist, flop. Sa paned päriselt nii paneb. Okei, ma mõtlesin juba, et samas see on võib-olla ka hea taktika, aga jah. Ega ma väga palju midagi aidata või midagi suunata ei oska, et see on rohkem rohkem inimtüübi küsimus. Ma usun, et sina saaksid sellega hakkama. Nii, aga siis kuna need Riigikogu valimised tuleb, mul on 2 aastat aega, et kuidas see hakkame kampaaniat tegema ja oleme siis pinginaabrid või kuhu võtta mu erakonda või ma erakonda ei läheks, võib-olla teeb oma erakonna või läbi akna alla. No see on ka kuidas see käib? No vaata nüüd jah, et ühendame jõud ja me oleme siuke tandem, et sina oled Tallinnas ja mina olen siis Tartus. No jaa, Tartus, aga ma olen rohkem Võru-Eesti lõuna poolt. Sa tahad seal kandideerida? Mul Tallinnas ei ole nii palju vaata. Kuule, veel parem. Ma arvan, et me leiutame küll. Ma mõtlesin, et sa oled Tallinnas, aga kui sa oled Võru-poiss, kuule, siis on ju Võru, Valga, Põlva. Kuule, sealt sa saad kokku küll, seal on kõik vassaki mehed. Sealt me ehitame siukse. Aga meil ei ole palju aega, me ütleme sulle kohe ära. Kohe töötama. Ja kohe hakkame töötame. Aasta pärast hakkab Riigikogu valimised, see tähendabki, et meil on aasta 1 kuu. Saab hea palga peal ka lõpuks. Järgmise aasta märtsis. Ja mõtle, seal, ma ei tea, palju Riigikogu palk on mingisugune. Pihku mingi circa 5 peaks olema. Pluss, ja sina ju sa käid ju Riigikokku tööle driftiautoga, mis tähendab seda, et sa saad ju sinna kütust, mul on uut tiimibuss suurt päeva. Muidugi sellega sul on vaja ka käia tööle. Valijatega kohtuma. Valijatega sul on muidugi. Aga jaa, meil on siin plaanid paigas, me hakkame Istoga arutama täpsemalt, kuidas me siis valimiskampaaniat teeme, toetame 11. Tema võtab Tartu, mina Põlva, Valga, mis see Võrumaa on. Ja lähme sinna Riigikokku ja teeme need seadused korda. Ikka, mida me üle jääb, keegi peab tegema. Teised ei taha. Jaa, tulles näiteks sellised lihtsad asjad nagu 22–25 aasta, sind kindlasti mõjutab mõneti, sellepärast et 22–25 kasutatud autode müük on kukkunud üle 60%. Täiesti nonsense. Üle 60% ja uute autode müük on 22. kuni 25. aastani kukkunud peaaegu 50%. Ma näen seda ja see ei tähenda autode müügivaldkonda, see mõjutab remonditöömagasid, see mõjutab nagu transporti, varuosade müüki, kütuse müüki isegi. Ehk üks, ma ütlen, Eesti alustalasid on ära murtud just autod. Passat. Nii et varsti näeme siis Põlva Passati valimiskampaaniat.